Täna räägime Setu taluarhitektuurist, mis kõige muu Setu kireva kultuuripärandi taustal väärib samuti säilitamist ja hoidmist. Milline on siis traditsiooniline Setu talu? Seda vaatame nii Eesti Vabaõhumuuseumis kui ka päris Setumaal koha peal. Setumaa on Eesti äärealana saanud kultuurilisi mõjutusi ajaloo vältel nii siitpoolt kui sealtpoolt piiri. Selle tulemusena on kujunenud välja omalaadne kultuurikeskkond, mis eristub selgelt muust Eestis ka taluarhitektuuri poolest. Näiteks puuduvad Setumaal peaaegu täiesti Eestile nii iseloomulikud avatud õuede ja pikkade rehemajadega talukompleksid. Küll leidub aga Setumaal laudiseta palkehitisi ja tihedate palktaradega suletud taluhoove. Lütakülas olevat üks vanamees olnud, et õu pidi olema nii tihe, et isegi kana ei pääsenud välja. Millest see vajadus tekkis? No, arvatavalt on see seotud ikkagi sellega, et oli ju palju sõjakäike ehk Setomaa mõned on arvanud, et see on Sõtomaa, sõda ja mitmuses siis sõdad ehk Sõto. Aga see on selline oletuslik, aga kindlasti oli ta ikkagi mõjutatud Vene arhitektuurisse ja niimoodi aastasadade jooksul välja kujunenud. Ja praegusel ajal näiteks, kui minna sinna teisele poole kontrolljoont ehk Petseri linnast kuskil 4 kilomeetrit on Tailova küla, kus on ka surnuaed, kuhu on ka Seto esivanemaid maetud, siis seal on näha, et on ka külatänav ja seal on ka taolisi õuetüüpe veel säilinud, aga järjest vähem. Setumaa arvukad taluhooned on üldjuhul paigutatud kindla korra järgi, moodustades sellega eraldi talutüüpe. Üks nendest on näiteks vabaplaneeringuga avatud õuega talu, teine aga kinnise hooviga ja omavahel nurgeti kokku ehitatud hoonetega talu. Kolmas talutüüp on aga selline, kus hooned asuvad otsati tänava poole 3 paralleelse reana. Eesti Vabaõhumuuseumis on aastal 2014 püsti pandud just viimast tüüpi ehk 3-realine vana talu. Tegemist on koopiataluga 19. sajandi teisel poolel valminud originaaltalust Lõõkova külast. Ja kolmas tüüp, mida siis see muuseumitalu siin esindab, on selline õu, mille kohta setod ütlesid vana Vinemood ehk vana Venemood ja tõepoolest siis taolisi õuesid, kus elumaja paiknes keskel ja vastas ja selle taga siis ka veel rida hooneid, mille vahele jäid siis õued, ehk siis praegusel juhul on siin siis näha ait, selle vahel varjualune või varjualune, nagu setod ütlevad, ja küün ehk kõlgus. Elumaja on siis siinpool ja vahele jääb puhas õu ehk moro. Ja seal on siis näha, et on laut ja lauda ja elumaja vahel oli siis majandusõu või karjaõu, mida kutsuti tahre. See oli teinekord isegi madalamaks kaevatud, ta oli porine, sõnnikune ja madalamaks kaevatud selle tõttu, et siis see mustus ei pääseks enam maja alla. Ja ta siis põhimõtteliselt on nagu selline kindlustalu, ehk setod järgisid Vilo vallas väga seda põhimõtet, et minu kodu on minu kindlus, et ta oli siis kindlustatud piiretega, aedadega, seal on näha see väravasein, mis oli väga kõrge ja siin praegusel juhul on juba selline lippidest aed uuemalaadilisem, aga vanasti võis olla siin samamoodi peaaegu et 2 meetrini ulatuv tara nendest kitsastest, roigastest ja ruudmatest. Setu talude elumajasid nimetati taredeks. Samamoodi nimetati taredeks ka väikest elutuba, kus käis kogu elu. Tare erinevad funktsioonid vaatame üle vana talo tsaariaegses interjööris. Setomaal teatavasti kihelkondasid ei olnud, vaid Setomaa jagunes nulkadeks ja samamoodi jagunes siis Seto tare ka nulkadeks vastavalt siis nende funktsioonile. Ehk siis 4 nulka oli, kui nüüd seenistest sisse tulla,
siis kõigepealt köidab tähelepanu see ahonulk, kus on siis suur ahi. Ahi oli väga keskne asi selles toas, sellepärast et siin sai toitu valmistada, sai ennast soojendada, riideid kuivatada ja siin on selline nišš, kus vanasti seisis ka samovar ja ahju taga on selline soemüür või soe pink, mida kutsuti siis lesjo, vene keelest siis sõnast tulenev lesjanka, aga sai magada ka ahju peal. Nii et alati oli siis ahju kõrval oli siis magamisase vooditega, praegusel juhul on siin siis selline magamislava ehk siis labasäng ja olemegi püüdnud nagu näidata, kuidas vanal ajal veel enne kui voodid üldiseks said, siis olid taolised lavatsid, kuhu keskele siis asetati pakk ehk pähütsepakk ja sinna ka padjad ja magatigi niimoodi voodis pea vastamisi. Ja ahju vastas siis oli see nurk, kus olid riiulid nõudega ja pink ja siis oli ka suupesu või kätepesu nõu. Me oleme püüdnud siin näidata selliste 2 tilaga savinõu, neid valmistati Pihkvast ja oli Seto taludes ka levinud vanasti. No kõige puhtam ja kõige püham nurk Seto tares oli kahtlemata Pühase nulk ehk siis ikooninurk, kus asetses siis ka püha kuju või lausa mitu ikooni ja need olid siis sellisel kolmnurksel riiulil, aga vanemal ajal olid ka eraldi Pühase kapid ehk siis kibotid või kivotid, nagu öeldakse, ja alati oli see kapp või siis ikoon, kui ta eraldi oli kaetud ikoonilinaga, Pühase rätiga, need olid väga kaunid ja siin me näeme 19. sajandi viimasest veerandist pärinevat Pühase rätti, mis on sellise kumakupunasega ja väga kitsa detailse mustriga. Hiljem need mustrid juba muutusid ja domineerim oligi vanasti Seto tekstiilidel siuke helepunane. Õige Setu talu tuleb üle vaadata ikka Setumaal. Ja nii jõuame meiegi välja Dobrova külla. Praegu Obinitsa muuseumile kuuluv Luikjärve talu on üks terviklikumalt säilinud Setumaa eripärase taluarhitektuuri näiteid. Talukompleksi restaureeritakse järk-järgult ning meil avaneb võimalus rääkida elumaja taastamisest. Kõige tüüpilisem Setu talu on niinimetatud kindlustalu. Sellise talu põhiomaduseks on hoonete, värava ja vahetarade vaheline hoov, mis moodustabki kindluse. Tüüpiline kindlustalu ja selliseid on Setumaal päris palju. On olnud palju, aga sellise nii autentsena on väga vähesed säilinud, et üksikud, ütleme, on elemente, aga jah, tänapäeva elustandarditele enam see ei vasta, et loomi enam ei peeta, lautasid vaja ei ole. Nagu siingi näha väikesed, põhimõtteliselt hobuseväravad autodega väga hästi sisse ei mahu. Kohta, kuhu autot panna, traditsiooniline arhitektuur ei soosi sellist tänapäeva elu. Samamoodi elumajad ju on hästi väikesed, 1- või 2-toalised, et tänapäeval tahavad kõik vett sisse ja igal ühele oma tuba ja valgusküllasust, mida tegelikult omal ajal on suht vähe olnud. Kui me siin ringi vaatame, siis mis need on nüüd sellised iseloomulikud detailid, mida välja tuua? Nii, siis ütleme, kõigepealt võiks vaadata seda aitade rida, et kui Seto arhitektuuris väga iseloomulik on see, et ühe katusel on mitmed hooned, mis tunduvad tegelikult ühtsena, on tegelikult eri hooned, et kui me vaatame seda pikka ridasid, siis keskel on ait ja ait on 4-nurkne ja siis kõrval olevad hooned kinnituvad selle külge tenderpostidega, püstpostidega, kuhu on soonte lastud palgid, et tegelikult kui seda hoonet teisaldada, remontida, siis on väga lihtne, et katus on küll ühtne, moodustab ühtse terviku sellest, aga hooned on käsitletavad eraldi. Et see on selline, siis muidugi väga iseloomulikud on need
vahelikud või varjualused seto arhitektuuris, et isegi kui hoone lõpeb ära, siis kahe erineva hoone vahel on sellised varjualused katusealused. Nagu me ennist ka mainisime, et siis elumaja on praegu, ütleme, selline avatud, jah? jah, et ongi katusetööd on käsil, et... Mis need probleemid olid siis selle juures? Siin oli niimoodi, et vundament oli vajunud, aga kuna siin nii eelarve piiratus kui muud sellised võimaluste puudused, siis otsustati, et ei hakata lahti kaevama, et kuna majas sees on tarealune või kelder, siis tehakse niimoodi, et valatakse peale vöö, et siin ongi hästi näha, et tegelikult maja võeti lahti ja valati vöö peale, millel on armatuur, et siis armatuuriga tehti see perimeeter täiesti tasaseks ja monoliitseks, et takistada vajumist, soklikaitse vahele ja alumiste palkide vahetus, et kuna oli üks variant, et hakata teda üles tõstma jupikaupa, aga siis ei oleks saanud armatuuri panna, pluss alumiste palkide vahetamine oleks olnud problemaatiline, ei saa pikka palki alla panna ja siis kui hoone sai lahti võetud, ilmnes seda, et tegelikult esialgu planeeritud kolmest palgist, mis pidi vahetatama, sai üle 100 meetri, mis tuli välja vahetada, et siin on köögiseinas näha, et kõik see jah, et ja eriti just köök on see, mis on tavaliselt, kus on süüa tehtud nii loomadele kui inimestele, et seal on nagu kõige suuremad kahjustused tavaliselt. Palk oli meda siis lihtsalt? Ja pealt isegi võib-olla ei olnud nii palju, aga kui vaadata siis vara seest, kui lahti võtta, et tegelikult keskpealt ilus, aga seest kõik tühi, et seda enam tagasi ei saanud panna ja siis sellisel puhul on ka hea, et kui juba katus läheb vahetuse alt on vaja teha, siis alati on mõistlik hoone lahti võtta. Siis saad uue sambla vahele panna ja näed ära palkide seisukorra ja mis vaja saab proteesida, sest keset seina on väga-väga keeruline seda tööd teha. Aga lähme vaatame seespoolt natukene. Ja kui me vaatame neid vanu palke, siis need on muidugi kõik kirvega tahutud. Et siis hea tava on ikkagi, et taastada nii nagu omal ajal oli, et siis samamoodi on siin kõik palgid kirvega tahutud, et ta natukene on veel teistsugune kui see palk, mida on siin 10 kordi pestud ja kasitud ja see sammal, mis siin vahel on, et see on meelega jäetud praegu hilisemaks lõikuseks. Tavaliselt sammal lõikatakse ära kohe täiesti kohe, et võimalikult toorena, aga selle maja teema oligi see, et siin just tahtsime lasta tal vajuda, et kuna ehitusmeistrid omal ajal ei olnud väga head ja uus ja vana palk kokku, et siis võib-olla kuskil, et ta vajuks paremini, tugevamini kinni, et siis lõikame natukene hiljem selle sambla ära. Sammal on kusagilt kohalikust? Kohalik Setomaa sammal, et turba sammal ja märjalt korjatud, muidugi märjalt vahele pandud, sest kuiva sammalt enam vahele panna ei saa, et sellist ei saa, et ta pudiseb. Et märg sammal läheb kohe vahele ja mida pikem ja kohevam, seda parem. Ja mis siia peale tuleb siis viimistlusega? Ei oska öelda, arvatavasti ei tule midagi, et originaalis ei ole olnud, aga siin erinevatel aegadel on siin näha, et naelu on, et siin on pandud tõrvapapp oli seest ja see oligi selle mädanemise põhjusi, et tegelikult selle tõrvapapi taga sai see kahjustuskolded edasi areneda ja rotid ja kõik siin, rottidel oli hea pesasid teha ja siis, et tegelikult jah, see mis taheti head, et tuul sisse ei puhuks, tegelikult sai teistpidi kahjulikuks. Sellisel majal oli kelder ka olemas? Jah, Setos nimetatakse tarealoseks, et eraldi keldreid Setomaa ei tunne. Et sellised väikesed nagu kartulikoopad oli tarealosed, seal mõni kuupmeeter, et tegelikult luuk põrandast ja siin ongi ka näha, et selline tüüpiline, no võib-olla isegi praegu veel natukene
suuremaks kaevatud tarealune, et seesama poolpalkidest põrand, milles luuk ja pääsebki tarealusesse. Laed ja põrandad on tehtud poolpalkidest, et siis ka meil tuleb põrand taastada poolpalkidest, mis on omavahel punnidega ühendatud, et ka siin tegelikult on punniaugud, ma ei tea, kas siin on punniaugud, et kaks seda läheb omavahel punniga kokku, et üks ja teine punn vastastikku, et siin on näha, et ka nii ei saa, seal on et punnid, et punnidega ühendatakse. Nii nagu vanasti. Nii nagu vanasti jah, et põrand tuleb soojustusega või on siin nagu luuakse mingisugused kaasaegsed tingimused ka selles majas? Köögis tuleb, põranda all on fibokruusaga, aga siin eluhoones ei tule. Et ega ahi peab olemagi sellepärast suur, et ega ei ole ei tuuletõket ei väljas, ei sees ja põrand ka on tänapäeva tingimustele päriselt ei vasta inimene, aga peadki käima villase sokiga ja see on. Nii et siin kondis käite villaste sokkidega ringi? Siis jah, et ega siin, kui hakata muutma, siis see tuleb juba konstruktsiooni muuta, et siis sellise harva talastiku ja ümartalastiku peale poolpalki niimoodi päris ei tee. Nii et ikkagi taastate endisel kujul? Jah, võimalikult. Et sellised asjad, mis on konstruktsiooniliselt olulised, tugevad teha, nagu see ahjuvundament ja sokli osa valatud, et sellised asjad tuleb tänapäevaselt või mitte isegi tänapäevaselt, aga vastupidavalt teha, et teised asjad on, mida saab teha nii nagu vanasti oli, varasemalt oli, siis tuleb teha. Võib-olla selline küsimus veel lõpetuseks, et mida te soovitate nendele inimestele, kes omavad Setumaal vana talu? No üks asi on jah, et see, et nii palju nendega kokku puutunud, et mitte see ei ole soovitus, aga kui tegema hakata või soetada seda, siis ikkagi arvestada seda, kui arvad, et on palju tööd, siis on tegelikult väga palju tööd, et seda taastada või korda teha ja väga tihti tuleb üllatusi, et see on paratamatus, et selliste vanade hoonete puhul sa võid näha, sa ei näe kõiki töid ja kulutusi ette, et see on selline raudreegel. Setu väravad on just need, mille järgi on Setu taluarhitektuur äratuntav. Kunagi on neid olnud tunduvalt rohkem kui praegu, kuid tasapisi hakkab väravaseinu aina rohkem külapilti ilmuma. Setu värav on tihti olnud olemas just jõukama talu juures, moodustades suurest väravast ja jalgväravast ühtse kõrge viilkatusega ehitise. Obinitsas saame üht sellist Setu väravat ka lähemalt vaadata ja peremehegagi rääkida. No nii, Evar, et me praegu tuleme läbi sinu suurte väravate ja sinu kodutalu suured väravad, et räägi, need ei ole siin kogu aeg olnud, et kuidas sa need siia tekitasid ja mis siin enne oli? Need ei ole siin kogu aeg olnud jah, aga vanade talu jooniste järgi seal ma nägin, et sellel talul on olnud kunagi ka Seto väravad. Nõukogude ajal olid siin sellised telliskivist laotud ja sellised madalad, nagu ajastult tolleaegsed siis. Ja siis üks paar aastat tagasi tekkis mõte, et miks mitte siis teha Seto väravad siia vanale Seto talule. Kuna siin on ka vana Petseri tee läks siit alla ja see Tsässona koht on nagu ajalooline siin. Ja siis selle maja Seto väravad, seda aitas teha siis naabrikülamees Järve Väino ja Raali Ain ja niimoodi kolmekesi oleme seda teinud. Praegu on veidi ka veel lõpetada, aega läheb. Aga tegelikult Seto väravad on minu meelest väga soome-ugrilikud. Soome-ugri maades on neid ju igal pool. Eri soome-ugri
kultuurides ja maades siis natukene rahvusliku omapäraga, mõnedel on rohkem mustreid peal, mõned on värvilisemad. Ja mu meelest Seto sellised kinnised väravad, et need nagu markeerivad ära nagu talu sellise, vanasti olid sellised ringtalud Setomaal ja väravaga sa said selle, kui sa vajasid nagu sellist suletud maailma, siis olid väravad kinni, aga sa said selle värava avamisega, suurte väravate avamisega said selle ju kohe muuta avatud maailmaks. Et see oli selline võimalus. Kui su selline värav puudus, siis sa ei saa seda ju suletuks teha, sest ta oli kogu aeg avatud. Aga vahepeal selline ka mingi sisemine olek või oma kodus ja see tingis ja vajas seda. Ja samas just värava pindade peal kasutati ka erinevaid geomeetrilisi mustreid, nagu siingi on nähata. See rombikujund on sees. Siin on ka ju rombi ja nende rombidest värvilahendustega saab teha väga erinevaid, nagu omamoodi isegi selliseid mandalaid või selliseid meditatsiooni ja kaitsemärke kujundada, mis on niimoodi siis varjatult siis värava peal. Jah, selline ka kaunistusena. Kui tihti sina neid väravaid avad praegu, et on need igapäevaselt kasutusel? Jaa, põhimõtteliselt on neid võimalik nagu avada. Mingitel perioodidel on nad olnud mul ka nagu kogu aeg lahti ja igapäevaselt ma neid ei ava. Praegugi on seal mõned puud, mis on vaja ära lõigata ja sinna kõrvale riita panna. Et ja masinaga ma liigun hoopis ümber maja. Raaliain on aga see mees, ilma kelleta ei ole vist küll valminud ükski taastatud objekt Setumaal. Rikka Ivani taluväravad Külletüve külas on tema koduväravad, mille mees päästis hävimisohust. Oleme nüüd oma Setumaa ringsõiduga jõudnud Külletüve külla ja istume siin Rikka Ivani taluväravate ees, et talu peremees Ain. Räägi natuke nende väravate saamislugu. Tegelikult on need ju vanad väravad, mis siin ees on. Jah, ilmselt on nad möödunud sajandi algusest. Aga kui me siia tulime, siis nad olid jah, siin suht kehas seisus. Et olid hästi viltu siin peaga ümber kukkumas, et selles mõttes sattusime kõigil hetke peale, et jõudis taastada veel, et oli mida taastada. Et eelmine peremees tahtis uute vastu välja vahetada? Jah, lihtsalt aia teha siia laudadest. Nii et see ongi selline sajandi vanune värav siis siin põhimõtteliselt, jah? Või kui palju sa siin oled uusi elemente hooder sai omal ajal uus tehtud ja katus. Aga kuidas nende mustritega on, et kas siin on ka mingisugused reeglid olnud või on nii nagu kellelgi fantaasia jookseb? Jah, see on iga oma nagu fantaasia vili, et aga tüüpiliselt rommustrid, et nende paigutus, neid saab nagu, ma olen ise katsunud ka teha niimoodi, et kahte nagu ühesugust väravat päris ei tee, et kõik nagu erineksid kuigi palju üksteisest. Mis nagu mu käekirja nagu näitab vaikselt, on need püstpostid, et nendeks ma olen kasutanud neid vanu vaigutatud puid. Et ma kunagi sain need ühest saekaatrist ja nad on niisugused hästi vaigused ja peavad nii hästi vastu ka, ja ilusad ka. Need vanu asju ikka tasub hoida ja väärtustada, et on nagu selle piirkonna eripära ka, et ega mujal Eestis nagu seda tüüpi väravaid ei ole. Soomugri maades on küll, Murdis ma tean, ka niisugused tüüpilised suured väravad.